Hei, armas rahvas, tere taas! Paistab, et me ei saa üldiste jagamistega enne edasi minna, kui oleme ära kuulanud selle, mis meesenergial öelda on. Eelmisest lugemisest jätsin lauale need välja tulnud kaardid, nädala üldenergia, puudu näol ja siis tulid järjest välja keiser, pentaaklite kuninganna, karikate 5 ja kaardipaki alla jäi karikate 6. Ja linkisid omavahel ära keiser ja karikate 5, et tuli tugev tunne, et meesenergial on midagi südamel, mis vajab tematiseerimist, mis vajab justkui eraldi lugemist, eraldi tähelepanu ja viimased päevad olen nüüd siis lubanud neil kaartidel just sellises seisus laual olla ja mõtisklenud selle teema üle, nagu see nädala üldenergiagi näitab, et ei maksa kiirustada ja pigem lase nagu sellel sõnumil jõuda endani, mitte pole tarvis jõuga suruda, et mingid asjad lihtsalt tulevad siis, kui nad tulevad, kui nad on valmis tulema. Et siin ei ole jõuga väga midagi teha. Nii et kuulata rahulikult ja tunneta, mis info tahab läbi tulla. Et võib kõigepealt tulla see kõige silmapaistvam osa, see kõige lihtsam, see pinnapealne osa, kõige loogilisem ka. Aga kui annad veel aega, siis saavad end näidata ka teised kihid ja need, mis esmapilgul silma ei hakka ja mis on sügavamal peidus. Nüüd, mis selle mediteerimisega välja tuli, oli see, et kõige keskmes oled sina, naine või sinu naisenergia, kui oled mees näiteks. Aga ei tarvitse, võib ka naise sisemine naisenergia olla see. Ja see küsimus, mida kuulsin, oli, et kas sa näed oma mehes kuningat? Ja kuivõrd see kuninganna on siin ka kesksel positsioonil, siis kõige keskmes oled sina. Ja kui ma seda küsimust kuulen, siis on mul tunne, et me kõneleme siin ja peame silmas eelkõige ikkagi iseenda spirituaalset arengut ja küpsemist. Sisemise naise meesenergia omavahelist suhet, see tuli ka ühest eelmisest lugemisest välja. Sisemise mehe ja naise tasakaal ja nende suhte kvaliteet. Sisemine peegeldub välises ja nõnda võib see sisemine pilt vabalt kõnelda sulle ka su välises plaanis olevatest suhetest. Aga ma häälestun siiski sellele energiale iseenda sees, mis enda seest tuleb, mis meil kollektiivis siin kerkib. Sina juhindu rahulikult oma intuitsioonist, kelle ja millega seoses need teemad sinu konkreetsel juhul siis resoneeruvad, et kas see on sinu sisemise meesenergia, erinevate aspektide peegeldus. Sisemisel meesenergial on samuti erinevad rollid ja aspektid, et seega saad ise tunnetada, et kas need on seotud sinu isaga, sinu elukaaslasega, abikaasaga, mõne teise meesenergiaga seonduvalt tulevad sõnumid. Ja see karikate 6, mis andis sellise möödunud elust kaasa tulnud energiatunde, et meesenergia soovib justkui vabandust paluda millegi eest, vaatame kas ja kuidas see tahab välja tulla, et kas see tuleb välja. Nii et selline uudne perspektiiv, teistmoodi lähenemine ka kuulates on väga teretulnud, et saaksid läbi tulla need sõnumid või see info, mis hoiab seda energiat ikka veel pildis. Sest oli ka karikate 5 siin paar nädalat tagasi pildis ja mäletan ennast ütlevat, et võtta endale aega, et tuleb aega võtta, et rahulikult vaadata, mis see kurbuse põhjus on, mis see teema on. Ja kuivõrd nemad kõik nüüd
juba varem üles kerkinud kaardid, energiad on uuesti koos siin laual, siis vaatame, mis siit läbi tulla tahab. Nii et teeme pea tühjaks ootustest, eeldustest, muust taolisest kraamist, nii et nii tühjaks pea kui võimalik. Hingame paar korda sügavalt sisse välja. Ja kuulatame läbi südame, mis meesenergial öelda on, mis sõnumeid meesenergial on. Kui ma nüüd häälestun selle meesenergia ja kurbuse või kahetsuse peale, siis mida ma näen, on see, et sellel karikate viiel see kuju on kapuutsiga keebis ja meenutab tema mulle minu varjutöö kaarte tegelikult või varjutöö kaarti, nii et midagi on sügaval peidus kuskil seespool tunnete tasandil ära peidetud. Vaata, kui kaugel on loss, et kui sa mõtled sellele, et seal lossis nüüd see kõik mängib nii-öelda see, mis väliselt välja paistab ja tundub, et kõik on tasakaalus ja hästi mees ja naisenergiaga. Et siis väliselt tundub nagu kõik kontrolli all olevat, seal lossis on kõik hästi, on ju. Paistab, et kõik toimib ja on ilus ja on lausa ideaalne. Aga nüüd kusagil sügaval sees valitseb see kahetsus ja kurvastus mingi möödalastud võimaluse tõttu. Nii ma kuulen teda, möödalastud võimalus. Ja seotud on see selle naisenergiaga, keda meil kehastab siin müntide, tahtsin juba öelda karikate kuninganna. Ju karikate kuninganna on meil ka pildis, südame kuninganna, tunnete kuninganna. Aga siin müntide kuningannana vaatab kaardilt vastu siis selline emalik energia, stabiilne, viljakas, hoolitsev, hoidev, külluses kümblev, küllust jagav. Nii et kuna ta on emalik energia, siis võib see teema vabalt olla seotud sellega, mis on isal emaga seoses südamel, mis on sinu laste isal sinuga seoses südamel, muu taoline võib siis nagu kerkida või sellega võib see seotud olla. Nii et vaatame siis, mis kaartidel selles kontekstis siin siis nüüd veel öelda on. Võtsin abiliseks hoopis teise kaartide paki ja avastasin seejärel. Väga selge pilt oli, et need kaardid tulevad selgust looma ja avastasin, et kaardipaki peal on samuti keiser. See on keisrikaart siin. Selline näeb keisrikaart selles kaardipakis välja. Nii et nemad aitavad selgust luua ja lisaks siis veel oraaklikaardid, talismani oraakel. Nii et vaatame, mida nad pajatavad. Kui me nüüd mõtleme selle peale, et on kurbus, kahetsus, mis seal meesenergial siis südamel on. Karikate 5, sisemine, tunnete teema, mis on meesenergial südamel. Ootused, eeldused vabaks. Tuleb see, mis läbi tuleb praegu, kõigi hüvanguks, kõigi hingede, kõrgemate hüvanguks. Kuulajate, vaatajate, kõrgemate hüvanguks. Ja ega tegelikult, miks see video ei tahtnud kohe väga kiiresti sündida, nagu sa näed, need kaardid ei taha väga välja tulla, kui palju me siit üldse piiluda saame, et vaatame seda. Nad ei taha ennast väga. Okei, üks. Ei taha ennast väga.
selline natuke nagu selline sisemine ärevus on, natuke kipuvad käed värisema. Et ega see ei ole lihtne mingist asjast niimoodi üle pika aja, nüüd läks kohe nii jutukaks, üle pika aja kõnelda ja sellele valgust heita. Aga sauade kuninganna, tule kuninganna. Ja okei, see on nüüd huvitav. Tunne oligi selline, et see meesenergia vaatab natuke teises, nurk on natuke teine kui müntide kuningannal, et ta vaatab justkui natukene nagu teises suunas. Et umbes nagu sõnum on nagu see, et meesenergia tahab oma teemadega ise tegelda ja ta ei vaja ega otsigi abi. Ehk et see, mis tema sees on peidus kusagil väga sügaval tema sees peidus, on mõnes mõttes peidus ka sellest lossis toimuvast ja seal valitsevast emandast. Nii et me mõnes mõttes, miks need kaardid siin praegu välja kukkusid, on see, et naisenergia tahab nagu kangesti teada, mis toimub ja mis see kurbuse põhjus on, sest ta intuitiivselt tajub tegelikult seda meesenergia kurvastust ja kahetsust. Ja ta tahaks teada, mis selle põhjus on. Ja siis tuleb appi see naisenergia üks aspektidest, on ju. Sauade kuninganna siin pildil, tal on silmad suletud. Ja tema on see vaimu kuninganna, kes näeb ilma, et ta vaataks. Nii et ta istub siin lõkke ääres ja vaatab läbi oma sisemiste silmade, läbi oma intuitsiooni, läbi oma tunnetuse, et mis see teema on. Ja saatuse ratas. Veel kord tegelikult vihje sellele, et on mingid teemad, mis hetkel kerkivad kollektiivis, mis on seotud karmaga, mis on seotud eelnevate eludega ja mis on seotud tsükli lõpuga ja mis on seotud uute algustega, nii et see kurvastus on valmis rahustuma ja vabanema. Selle saatuse ratta number on 10. 10 on ka märk sellest lõppude ja alguste tsüklist, et 10 on lõpunumber, aga samas selles on ka juba alguse energia, nii et see ratas, mis pöörleb. Et hetkel on see meil käes, mis lubab vahetada rada või pöörata justkui uue pildi ette, uue lehe ette. Mõtlen nad siia kõrvale, need, mis välja pudenesid. Et kuidas kaardikaud jääb väikseks. Pean väiksemad kaardid soetama, et lugemisi teha, et ära mahuks kõik, mida tahaks näidata. Okei. Nii et sisemine naine tahab teada, mis on mureks. Vaatame, mis siit välja tuli. Saatan, number 15, suur arkaan. Täht, number 17, suur arkaan. Ja maailm, 21, suur arkaan. Esimene mulje on kohe see, et suure arkaani kaardid, et
et nii nagu selle saatuseratta juures juba öeldud sai, et see on nüüd suur samm ja suur muutus juba see, et meesenergia on valmis ja tahab kommunikeerida või suhelda, kas või läbi sellise vormi, nagu see praegu meie ees siin on. Ja need on sellised suured muutused, suure arkaani teema, suured muutused, kasvamine, areng hinge tasandil. Ehk et see, mis on hinge lõksus või kinni hoidnud, raamidesse surutuna hoidnud, et see on valmis nüüd vabanema. Seda saab nüüd vabastada. Ja üks sõnum, mis siin vahepeal mediteerides läbi tuli, oligi see, et meesenergia on surutud rolli, kus ta ei saa oma väge maksimaalselt kasutada. On see siis teiste ootuste läbi talle, kas ühiskonna poolt, pere poolt, suguvõsa poolt. Või on ta ise endale mingid raamid peale surunud, ennast mingitesse raamidesse surunud, mis panevad teatud rolli ja ta ei saa seda lihtsalt lõpetada ja minema astuda, sest tal on kohustused, tal on lubadused, see on tema sõna, tema au, tema uhkus, tema väärikus, see on see, mis teeb keisrist keisri, eks ole. Nii et neid ei saa lihtsalt niisamuti minema visata ega maha visata ega raputada. Aga sügaval tema sees on see soov, sirutub vaata tähtede poole. Ja kui huvitavalt need kaardid praegu laual on, ta sirutub tegelikult selle naisenergia poole. Selle emaliku energia poole. Nii et näiliselt viivad need teemad justkui sellest naisenergiast eemale, justkui ta vaatab teises suunas, aga südames kutsub teda ikkagi selle oma naisenergia suunas. Ja mõnes mõttes see oma naisenergia, see tasakaalus naisenergia, see suhe ja stabiilsus, harmoonia, et see tundub nagu natuke kättesaamatu, vaata, ta sirutub, aga justkui ei ulatu nii kaugele, nii kõrgele, et see tundub särav täht tundub kaugel ja kõrgel. No, selline on energia, mida ma tunnen ja tajun siin. Loodan, et hea uudis on see, et maailm näitab tegelikult tsükli lõppu, et midagi on ära õpitud. Ja ka see, et midagi on kättesaamatu, võib tegelikult olla lihtsalt mõttekonstruktsioon või uskumus, mis ei tarvitse selline olla, ehk et vaadake, lahendus tuleb läbi selle, et me näeme midagi uues valguses. Ehk et see vana viis neid asju näha ja lõksus oleku tunne või nagu selline midagi, mida ei saa ületada, tõke, mida ei saa ületada, et see on tihtilugu meie meeletasandi loodud lõks, et see ei tarvitse tegelikult üldse tõele vastata. Ja maailm mõnes mõttes annab meile lootust, maailmakaart, et selline vaateviis lõppeb ära. On aeg uueks lähenemiseks ja me saame see lähenemine on praegu, just praegu on selliseks lähenemiseks täpselt õige aeg on pöörata uus lehekülg ja uus pilt, uus lugu luua. Et aitab nendest vanadest kuskil lõksus olemise tundega seonduvatest teemadest aeg need lõpetada. Mida naisenergia selles olukorras saab teha? Ta on nüüd istunud vaikuses ja mediteerinud ja kuulanud oma sisemist tuld hoidnud. Ja nüüd ta vaatab, mida saab teha, kas saab midagi teha. Saan aru, et kuulajad küsivad seda, et kas ma saan midagi teha, kas on tarvis midagi teha. See auade kuus. Võtan ühe veel. Mida naisenergia saab teha?
ja tuleb veel kord karikate kuus. Ja jälle vaatab meesenergia selle naisenergia suunas. Sellised väga huvitav, sellised korduvad. Siin vaatab meesenergia naisenergia suunas, lillekesed käes, ja siin vaatab meesenergia siin unistavalt naisenergia suunas. Esimene tegelikult, mis selle sauade kuuega läbi tuli, oli see, et see, kuidas naisenergia seni on toimetanud ja läheneb sellele asjale või teemale, tubli töö, jätka. Selles mõttes, et midagi enamat ei saagi teha naisenergia. Naisenergia hoiab seda positsiooni, hoiab seda energiat, energeetiliselt on naisenergial kõik hästi ja kontrolli all ja hoitud, kuidas ma ütlesin enne, selle müntide kuninganna kohta, kes on kõige keskmes. Et selline emalik energia, kes annab tegelikult jõudu, on stabiilne, viljakas, hoolitsev, hoidev. Nii ongi. Nii et kõik asjad tegelikult selles suuremas plaanis, suure arkaani kaardid vaata, et kõik asjad tegelikult suuremas plaanis on orkestreeritud ja kõik pidigi läbi mängima ennast täpselt sellisel viisil, nagu see läbi mängis. Ja soovitus naisenergiale on see, et jätka rahulikult selle iseenda asjadele keskendumise ja iseenda loomisega, uue enda loomisega, ikka ja jälle uue enda loomisega läbi erinevate kihtide, ego, surmade ja nii edasi, et sa oled õigel teel, kõik on hästi. Tegelikult selle meesenergiaga seoses sügavamale ei ronikski. Meesenergia saab väga hästi oma teemadega ise hakkama, ta andis teada, et ta tegeleb, et see kõik hakkab lõpule jõudma või mõnel juhul on juba jõudnud. Aga see lõpule jõudmine ei ole enam kaugel. Vaatame lõpusõnumi nende oraklikaartide vahendusel. Lõpusõnum kuulajatele, vaatajatele. Selle teemaga seoses paneme punkti. Siit hetkel sügavamale ei lähe. Ma tunne, et see on see, mida me hetkel saime näha ja võisime näha. Jah, taassünd kõneleb kokku selle maailmakaardi energiaga ka. Et see teema, mis on meesenergial südamel olnud, leiab oma väga orgaanilise ja loomuliku lõpu, see tuleb koos tarkusega ja taipamisega, sellise edasiminekuga spirituaalsel vaimsel teel. Hing saab rahu ja sünnib uus, mis on vaba sellest mineviku taagast. Asjad ei pea nii olema, nagu nad on mänginud läbi võib-olla korduvalt erinevaid ringe, me oleme erinevates eludes läbi mänginud sarnaseid stsenaariume ja see hakkab natuke juba ennast kordama, on ennast ära väsitanud ja see on meid ka ära väsitanud, et aitab küll nendest vanadest stsenaariumitest, et on aeg uuesti sünniks ja hoopis teistsuguse lähenemisega edasiminekuks. Nii et armsad kuulajad, vaatajad, lubage vanad mustrid vabaks ja lubage uuel sündida. Sellise sõnumiga lõpetan sel korral. Aitäh teile!